tere, mina olen Kersti. Ma mõtlesin, et ma teen sellise võimalikult lihtsa kava, millega siis oleks võimalik alustada võimlemist, kui näiteks üldse ei tee mitte midagi. Ma tean, kui raske on vahel oma elus seda aega leida. Ehk siis see, mis ma praegu teen, on hästi-hästi lihtsad võimlemisharjutused. Ma teen kõiki seeriaid ainult ühe korra ja enam-vähem 6 kordust. Et see peaks võtma, ei tohiks võtta kaua aega ja samuti on hea algus kas või seda teha ja hiljem siis tõsta koormust. Esimene asi võiks alati natuke sooja teha, eks ole. Minule väga-väga meeldib selline lihtsalt üks sirutus ülesse ja siis ma lihtsalt lasen ennast alla liikuma. Hingad sisse üleval, hingad välja, kui alla lähed. Ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja siis teisele poole ka. 2 3 4 ja 6. Kuna need võimlemisharjutused on kõik lihtsad, siis ei olegi, nad ongi üks suur soendus terve see kava. Nii et see oli siuke hea sirutus ja nüüd esimene harjutus. Istud, paned siis puusad ühele poole, põlved ja hakkame neid kõigutama. Vaata, et nad on enam-vähem 90 kraadi juures ja siis keerad ühele poole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sai mõlemale poole 6. Ma tõusen ülesse. Püüan hoida ilusti põlvet natukene kõveras. Lükkad ennast sirgeks ja tõused. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istud, keerad teisele poole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuleb keskele tagasi ja võitleks lõdvestada. Mulle meeldib teha ka aeg-ajalt bossitükki, aga sellega, kuna ma praegu tegin üsna vähe soendust, eks ole, siis et olema ettevaatlik, kui vaja tee üks sett veel. Aga see on seda, et ma panen jalad rohkem harki. Põlved on varvaste suunas ja siis lased ennast siia alla niimoodi puusadel venima. Ja käed niimoodi, et paned siia põlvede vahele. Et sa saad lükata veel ja siis lükkad seljaga siit sirgu, kui saad. Ja siis hoiad natuke aega. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja üles ja jälle natukene lõdvestad. Nii, ja järgmine harjutus aitab nii tasakaalu kui ka puusapainutajaid, reiepealsed, hästi tore harjutus. Paned jalad umbes puusade laiuselt ja läks, tõsta jala üles. 1, 2, 3, 4,
võid siia teha siis natuke ka tasakaalu. Tõstad ühe jala ülesse. Proovid ennast liigutada. Ma praegu olen mati peal, aga võid teha seda ikka kõva põranda peal, on lihtsam. Liigutad ennast igate pidi. Siis sa vaatad vasakule, paremale, üles, alla. Järgmine faas on paned silmad kinni. Siis tavaliselt läheb kõige keerulisemaks. Nii, vahetad ära jala. Käid siis niisama. Proovid liigutada ennast. Mis on üks oluline asi veel vaadata on see, et me niimoodi ei vajuks. Hoiad ilusti ennast tugevana. Nii, vaatame vasakule. Vaatan paremale. Meil on kindlasti parem pool nõrgem. Just jalal seismise peal. Ja see tavaliselt mõjutab ka kergendamist jalustel. Et üsna tihti kipub olema nii, et inimesed toetavad rohkem vasaku jaluse peale. Ja nüüd silmad kinni. Selline lihtne tasakaaluharjutus. Nii, aga mis mulle meeldib aeg-ajalt puusapainutajatele veel teha, on, et ma istun kuskile tavaliselt vastu seina. Siin ma võin ka niimoodi võtta ennast lihtsalt hobusest eemal käed panna maha ja siis tõstan veel oma jalga, teen puusapainutajale. 2, 3, 4, 5 ja 6 ja teine 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Jälle puhkad natukene. Ma siin tavaliselt natukene venitada ka siis. Sa vaatad sellega, et selle venitusel mitte ei ole nii oluline, kui madalal sa oled, vaid just nimelt, et see koht siit venib. Ja kui kohe tunne midagi, et lähe, siis tõmba puus ette. Siis saad selle paremini venima. Vahetan. Venituse hoidmisel tegelikult soovitatakse hoida 20–30 sekundit. Mulle endale meeldib teha, et ma venitan 10 sekundit. Ja siis on tulen tagasi. Ja siis uuesti 10 sekundit. Ja kogu aeg need parem pool tahab kiskuda ette ja minul endal on sellepärast ka paremale vajumine üsna konnoteeritud hobuse seljas, eriti kui raskeks läheb. Ette tunna puusa mitte välja. Nii. Jälle lõpestus. Vaatame, mis ma järgmiseks teile teen. Nii. Pikali. See on Liina, meie füsioterapeudiks lemmikharjutus. Tõstad puusad ülesse. Käed pane rinnal, et sa nendega hakkaks toetama. Ja kergem versioon on tammumine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kui vaja, lased ennast alla tagasi, puhkad korra ja tõstad ülesse tagasi. Tammumise ajal jälgi seda, et su puusad jääksid ühele joonele enam-vähem, mis enam-vähem nagu võikski jääda ühele joonele. Raskemas versioonis sa võid teha lihtsalt selle, et sa tõstad jala. Hopp, esimene kord on alati raskem. Ma pole ise ka ammu teinud seda, pikalt õige. Kohe on väga raske teha. Ja vahetan. Ja seda on mul näiteks parema jala peal lihtsam teha, vanasti oli vastupidi. Ja alla. Rull. Hopp. Ja külg. Küünarnukk õla all. Proovin võimalikult sirgeks selle liini siit saada. Ja siis sa valikas käsi puusa või ülesse. Ja siis hakkad tõstma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoian. Ja lasen alla. Ja teisele poole. Samamoodi vaatan, et küünarnukk
on ilusti õla all. jalad krõnksu, hoian liini, toon natuke puusa ette, mõnikord on see aitab ja tõusen üles. ja siis teen 1, 2, 3, 4, 5, 6, üles ja hoian ja hoian ja hoian ja alla. nii, järgmiseks teeme sääred, sääred eest ja tagant. Seda on siis vaja teha seina ääres. Paned selja vastu seina, jalad sirgeks, saab ka kõverdatud jalgadega, sa pead vaatama, kuidas sul mugavam on. Soovitan sirgete jalgadega ja siis nurgast, mis sul piisavalt raske, aga mitte liiga raske. Selg on vastu seina, nõgusaks ei lükka ja hakkad tõstma varbaid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nägid, mu selg natuke liigub üles alla, normaalne. Nüüd, kui see oli sääred eest, nüüd tagant. Võib teha nii, et paned käed vastu seina, lükkad selja sirgeks ja siis hakkad tõstma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miks mulle nii meeldib? Ma saan samal ajal oma seljaga ka juba tegeleda. Ja õlad saavad natukene soojemaks. Kui juba nii siin seina ääres oleme, õlad on natuke soojaks saanud, siis jälle paneme selja vastu seina, nüüd käed vastu seina. Proovid, et selg oleks õige nõgususega, et sa ei lükka ennast nagu niimoodi nõgusaks ega täiesti vastu seina vagnat ette, vaid et sabakontor kergelt vastu seina ja nüüd ma pean käsi üles alla tõstma. 1 ja täitsa alla välja. 2, 3, 4, üles hingan sisse, alla hingan välja. Võimalik, et oli juba 6, aga teen ühe veel. Ja 6. Et mida rohkem sa seina vastast nüüd hoida saad, seda parem. Minul on juba vasak õlg on natuke tuksis, aga ma üritan, et kui ma seda harjutust teen, siis see läheb paremaks. Nii, et sai natukene siit selja üleosa mõnusasti soojaks, siis võikski jätkata seljaga. Kõige lihtsam on see, et sa paned põlved maha, käed maha, proovid hoida selja lammetana ja siis diagonaalis. 1, vaatad, et puus püsib ühel joonel. 2, 3, 4 ja kõhu tõmba sisse. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Mõlemad pooled said ilusti 6 korda. On võimalik ka panna vargad maha sellel ajal ja teha sedasi. Et nüüd me teeme kassi ja koera harjutust. Selleks, et tood käed natuke lähemale. Ja siis nüüd sa tõstad selle selja üles. Hingad välja, kõhu tõmbad sisse. Hingad sisse. Hakkad selja lõngus.
lõppu venitada ennast beebi asendis veidi. Natuke venitada ühele poole ennast. Natuke ette. Sinnapoole ennast diagonaalis üles. Vahetad jalgu. Keskele. Ja selline lühike võimlemine on hea algus, et teha midagigi ja endale uus harjumus luua. Et kui suudad teha vähemalt 3 korda nädalas ja 21 päeva, siis see võiks veidi külge jääda ja sul on tunne, et sa pead seda tegema. Veel parem on, kui sa sellist võimlemist teeksid igal hommikul, enne kui sa oma päeva alustad. Et see paneb ilusti vere käima ja kui sa kõiki neid seeriaid ainult, kui sa seeriaid ühe korra teed, siis ei võta üldse palju aega ka. Et ma arvan, kui sa 6 aega nii teed ja siis tunned juba tegelikult, et sul on palju parem olla, siis sa võib-olla tahad natuke juurde saada, siis tegelikult ma arvan juba pärast 2 nädalat sa võib-olla oled valmis pikemalt ka võimlema, siis tee juba seeriaid, et sa teed näiteks 2 korda kuus või 3 korda kuus ja nii edasi. Noh, väga nii edasi ei saa teha, et sa oled aega ei jagu, aga vähemalt 3 seeriat ja 8 korda võiks olla. Ja siis võiks olla janu juba raskemate kavade järgi ja rohkem teha. Aga ilusat võimlemist ja vaata, mis teie keha ütleb teile selle peale.